Buenos dias, head sõbrad seal teispool ekraani. Meil on üks väga oluline teadaanne teile. Meil üks räägib ka siin kõrval, nii et ega midagi teha pole, kolmekesi me siin elame. Aga meil tuli selline enda jaoks hästi huvitav mõte, et kui ka sina tahad Hispaaniasse kolida, siis kindlasti on sul 100 000 miljon mõtet ja hirmu. Ja me mõtlesime, et äkki natuke leevendaks neid hirme ja aitaks vastata sinu küsimustele. Ükskõik, mis sind iganes huvitab, siis me keskendume sellele, et kui teie kui paar või kas või üksinda soovid kolida, sest meie kogemus on ainult see, kuidas kahekesi kolida, eks ju. Me ei oska kindlasti nõu anda siis, kui on küsimus lastest, sest meil ei ole koolis käivad lapsi või üldse lapsi, siis hea meelega jagame päriselu kogemusi, sest sellist infot, et kuidas käia baaris kokteili joomas ja mis poes midagi maksab, seda on internet täis. Aga kui sul tulevad päris mured, päris elu nii-öelda väljakutsed, siis seda üldiselt internetist ei leia. Ja me mõtlesime, et miks mitte pakkuda oma kogemust. Ja selleks kohe siin meie video nii-öelda kirjelduses on üks veebileht, mida ma siis soovitan vaadata, jälgida ja kindlasti, kui on huvi olemas. Võta meiega ühendust. Jah. Ja sealt tuleb ta. Tuleb. Käis juuksuris. Ja nüüd on ta uus! Vaata seda! Kui lõisad juuksed mul on. Oi, sul on lõigatud kenasti. Mul on nii ilusad juuksed. Ma olen nii rõõmus, ma sain endale juuksuri ja tead, mis see maksis kõik või? No. 55 eurot. 55 eurot. Nüüd oled. Ma ütlesin, et mul on mees DJ-d, et nüüd peate minema ööklubisse kuskil, mis ma olen koju võtta, teeb mulle mussi. Nii rõõmus. Aga ma ei tea, kas ma teen väga õigesti, aga me koeraga siin maja juurest lähed natukene tipa-tapa, on meil sellised mäed siin. Ja siis iga kord, kui ma siin nüüd jalutan, ma olen näinud seal väikseid jänkusid. Ja täna ma nägin, kus nende pesa on. Nüüd ma pakkisin neile porgandit ja kapsast ja ma mõtlesin, et ma panen neile natuke väikse kingituse. Eks nad saavad siin söödud küll, aga viiks neile natuke maiustust. Vaatame, kas ma näen neid ka. Seal on auk ja ma nägin, et nad läksid sinna auku. Aga ma mõtlen, et kui ma lähen sinna augu lähedale, äkki nad kardavad väga. Sest eile nad hüppasid siin kõik. Aga ma paneks sinna augu lähedale neile natukene kopsast ja porgandit. Ma arvan, neile nii meeldiks. Siin on selline mõnus siuke maa, kus nad saavad joosta ja lähen natuke siia lähemale, aga ma ei tea, kas see on hea mõte siia augu äärde minna. Aga ma panen neile siia natukene jänkopoisid. Ja võt siit august nad läksid sisse. Ma panen neile siia mõnda. Nii, porgandit ja kapsast teile. Natukene nõsida. Nii, jätsu teile jänkud.
mis me voodis oleme keset päeva, sest keegi on haige natuke, aga pole surmatõbi. Mis teha, ikka haigused tuleb. Ja on 11. jaanuar ja me läheme siis, teeme väikse jalutustuuri. Ja Mitmes jaanuar on? täna on 11. Selle uue aasta saabumisega on mul päevad, kuupäevad, kellaajad täiesti sassis. Nüüd tabas siin tõesti väike haiguse puhang. Mina olen ka juba tatina. Me tegeleme siin puhkamisega ja läheme mägedesse. Hello! Meil on väga toredad naabrid siin. Me läheme jalutama. Nad tervitavad. Ja siis tahaks näidata sulle praegu seda jänkupesa. Turr on täiesti hullult. Kuule, ei saa kahtma, et sa ei jaksa nii palju käia pärast. Tõmbad oma kõri kinni. Nii, oleme siis Kampasooli ühe suure hotelli juurde, mis tegelikult läks aasta tagasi kinni. Ja sellega on see teema, et see kuulub ühele Ibiza hotelliketile. Et tahaks sisse saada, aga ei saa sisse. Jaa, aga me nägime videot, see on nagu mingi üliäge spa hotell, oli hästi ilus. See on juba seisnud siin, ma ei tea. Kõvasti. Üle 15 aastat kindlasti. Jah. Siit ei näe sisse vist. Ei näe vist, jah. Natuke näe. Aga siin see golfiklubi töötab ja vaata, baaris on ka inimesed seal. Ja. No sees on ilus. Aga me ei tea, kuhu minna. Inimesed söövad seal ja teevad pidu. Vaata, siin on hästi palju tube. Et väga fancy hotell. 5 miljonit saaks selle üles ehitada ja siis saaks siin tööd teha ja igasuguseid asju. Näe, ongi Sen Sol Golf. See ongi siis see Ibiza hotelliketi nimi. Ja kui kellelgi on raha üle, siis otsige üles sellest Sen Sol. Sellest on hästi palju, mitte hästi palju, aga mõningaid videosid YouTube'is ka. Ja siis näete, milline see on seal seest olnud. Sest vaata, milline imeline golfiväljak. Kõik mängivad siin golfi. Ma võin öelda sulle, et maas on klaasikillud. Klaasikill täis. Vaatame, kas jääme jänkud või? Jänku. Vaata, jänku hüppab. Joo. Suumi lähedale siin. Kadus. Ilusad jänkud. Prisked jänkud. Prisked ja need tuleb siin süüa vist hästi. Aga muidugi metsjänkud on nagu sellised rääbakad. Noh, rikkad tulevad. Oi, kus on apelsine. Nii kahju, ma teeks endast mahla teie, aga ma said kõik otsa. Tead, mis mõte mul tuli? Vaata, jalutame siin on ju. Ja siis nii palju asju küsitakse meilt kogu aeg mingi Hispaania värk ja särki. Ja siis mõtlesin, et sealt küsitakse, või tähendab, mõtlesin selle peale, et kui mina mõtlen, et mis ütleks märksõna või mingi asi Hispaanias, et see on nagu nii Hispaania, siis minu jaoks on see, et kui sa hommikul ärkad, eriti siin Kampasoolis, see on nii vaikne, siis hakkab hommikul pihta see. Kõik kakuvad, vaata neid turva, neid kardinaid üles, aga siin ei ole neid nupuga, vaid on nagu niimoodi tõmmatavad. Ja siis sõnaga, kui sa tulebki siia Hispaaniasse, siis üldiselt ikkagi inimesed tahavad panna neid nupuga või panna mingeid ilusaid kardinaid. Aga näiteks, kui sa tahad Eestisse ilusad kardinaid, siis meil on
väga hea koostööpartner, valguskate.ee. Paneme selle lingi siia alla ka, et kui sa nendega ühendust võtad ja ütled märksõna Hispaania, siis saad väikest soodukat. Võt. Aga muidu on siin kuule seda vaikust. Oleme ainuksetest karju võtnud. Näe, Yorki. Vaata, Surra. Siin. Surra, vaata Yorki. See. Tere? Tegelikult ma tahaks talle näidata ka seda, kuidas Hispaanias käib veetrasside parandus. Ja kohe ma näitan teile seda. Palun. Iga kord, kui kuskil on mingi asi katki, tuleb Aquilas, parandab ära ja paneb killustiku peale. Ja see on lihtsalt täiesti tavaline siin, et ei siluta, ei peksta masinaga tugevamaks, ei panta asfalti peale. Lihtsalt, jah. Vaata, need on kreibid. Jaa. Oh my god. Ja see on üks ilus tänav siin C-sektoris. Kõik räägivad, et ei, see sektor uputab. Ei uputa midagi. Ilusad majad. Ilus rahulik. Tegelikult me ei ole siin C-sektoris üldse jalutanudki. Ei. Mulle täitsa meeldib siin. Jah. See on väga mõnus, aga siin on nii, et siin on alumine C ja ülemine C. Et praegu me alumisest sees. Et see ülemine C on natuke kahtlasem, et seal on need majad rohkem kahjustada saanud. Aga et alumine C ei ole üldse midagi häda. Jah. Vaata, siin on Airbnb maja. Jah, mul on see teine nimetus ka selle jaoks. Sõna ütle. Jah. See on sinu sala. Jah. Salajutud jätkuvad järgmises klipis. Nagu kuulsad sõnad. Issand, kui ilus siin on. Võin ju vaata. Mäed, palmid, kaktused. Kõndimisajad on siin. Seal on nii palju kõndimisradasid. Väike. Vaata, kui ilus. Vaata, siin on grillimiskohad. Siin on erinevad sellised grillimisplatsid. Siin on petangi väljakond. Aga siin on sellised kohad. Saad see tulla grillida. Seal on mingi kirst. Seal on kindlasti mingid grillimisvahendid sees. Jah. Ja ülisoe on täna. Mul on täitsa palav. Küsimus suurele ringile. Nii kui Tšurra saab siia muru sisse, ta hakkab seda muru sööma. Mis tal puudu on? No, ma tean, et nad puhastavad. Tõtke veel konnalaipa siin endale anda. Kuiv on. Vaata. Tal on mingi vitamiini või mingi asja puudus. Kes on targem, palun kommenteerige alla, mis vitamiini ma pean koerale andma. Avastame siis kohalikku pumbajaama. Ja nüüd kohe näitame, mis seal paistab. Vau! Selline asi või? No nii, täna me siis läheme esimest korda Torrevieja kesklinna, sellepärast, et Brita tellis endale Eestist uue ID-kaardi ja Madridist tulevad siis konsuli inimesed tulevad täna ja homme siis sinna kanti, et saame kätte siis Brita uue ID-kaardi. Saab hakata uuesti arveid maksma. Ja eks te siis varsti näete, kuidas meil see seiklus täna sinna siis läheb. Muidugi ka Brita läks vaatama ka Campos oli postkontorisse, et kas on üks pakk tulnud või ei ole, et läks uurima. Aga nüüd siis vaadake meie seiklusi, et me ikka püüame siis kenasti näidata, mis siis tänane päev toob meile. Enne kui läheme selle Torrevieja seiklustega edasi ja vaatame, kas postkontorist tuli uudiseid Brita paki saamisega, siis nii tore on vahepeal vaadata Eesti uudiseid, kus on ilgelt suured probleemid prügiga, lund on palju, et
ma peaks näitama teile, millised on meie prügikastid siin ja kuidas meil siin prügi viiakse ära ja või visatakse põllu peale, et ma püüan siis selle video nii-öelda nurka siia siis paigutada ühe pildi või video sellest, et millised prügi ladustamiskohad meil siin Hispaanias on. Et jah, tundke rohkem rõõmu lumest ja tundke rõõmu sellest, mis elu pakub teile. Aga nüüd läheme seiklustega edasi. No nii, nüüd on näha siis, et on vist tühjad käed. Kohe kuuleme siis täpsemalt. Seisin pool tundi sabas, et saada teada, et ei ole ümbrikut. Mida? Pool tundi ootamist ja vastu sein. Ja nüüd alustame seiklust Torrevieja poolde. Me oleme nüüd siis kurikuulsas Torreviejas. Jaa, vaadake. Ma ei pidanud Madriidi minema. Mul on uus ID-kaart. See läks mingi, kaua meil läksin? 3 minutit. Tegin taotluse interneti teel. Panin, et tahan Madriidist ja Eesti saatkonnast kätte saada. Ja siis nägime, tegelikult mina hakkasin paanitsema, et meil on vaja nüüd 600 kilomeetrit Madriidi minna, millega me lähme autoga, rongiga, lennukiga, ei tea, ja siis saime teada, et 6 kuud on aega. Ja siis tuli äkki Facebooki kuulutus. Saatkond tuleb Torreviejasse. Palun väga, konsul oli ise kohal ja me sõitsime 1,5 tundi siia, 3 minutit ID-kaart käes ja nüüd tagasi koju. Tehtud. Täitsa lõpuni. Nii happy. Jah, me korra lähme ja vaatame sinna mereäärde ka, et natuke näitame seda ka, tausta ka, mis siin on. Ja me ei ole Torreviejas käinud, aga vaadake, kus me oleme praegu. Kuidas tundub? No praegu on selline, jah. Ütleme nii, et me ei ütle midagi halvasti, sellepärast, et siin elab kindlasti väga palju eestlasi, kellel on siin kodud ja siin on kindlasti soodsam. Aga kuna meie ei olnudki siin niimoodi jalutamas käinud, me olime ainult mingi äärtest mööda sõitnud, vaata. Lihtsalt ise ei tahaks siin elada, aga kui keegi tahab, siis palun, teie valik, aga me jõudsime mere äärde, me oleme kohe mere ääres. Äkki teeme mingi kohvi või midagi? Vaatame. Ja saatame tagasi siin. Tere hommikust kõikidele. Nagu näete, mul on uus vest. Näete ka nüüd seda. Tavaliselt ma olen alati teise vestiga. Me lähme Porto Mazuronis olevasse vee-ettevõttesse, Aquilas. Meil on natukene vaja üht-teist teha. Ja... Teha mida? Teha seda, et me lähme proovime kliendi eest veearvet maksta. Sest siin on see kosmoseteadus, kui sul jääb veearve maksmata, mis iganes põhjusel näiteks, et ei võetud arve pealt maha või veel seal 100 muud varianti, siis ma sain nüüd lihtsalt juristilt kliendi veelepingu ja ma ütlen, et tere, tahan arvet maksta. Brita sai nüüd kliendi teenindusse, nüüd vaatame, kaua aega läheb sellega. Ja kui on möödas, siis 2 minutit möödas. Vaatame, kaua läheb seal. Aega läks umbes siis kokku 3 minutit. Ja tule.
ma helistan kliendile. Ei olnudki mitte midagi. Ma andsin lepingu numbri. Ütlesin, ma tahan sõprade eest arvet maksta. Kaardiga või sulas. Ütlesin kaardiga. Tšeki ka. Nüüd tuleb kliendile esitada siis 4-kordne arve. Käimise. Ma teen kõne kohe peale. Taas on mandarina. 1 euro kilo. Oota, apelsinil on üks euro kilo. Maasikad 8,25. Maasikad on natukene veel kallid, sest praegu veel ei ole täpselt maasiku. Vaata, kus seal on puuvilja. Ilusat pühapäeva hommikut kõigile. On 18 jaanuar, mitte 19 jaanuar. 18 jaanuar, pühapäev. Vaatame, eks talvetaadid me oleme. Ja väljas on päike paistab, aga 6 kraadi on sooja. Ja nüüd vaatad, te näete neid teises värvi vestiga ka. Sa juba eelmises klipis rääkisid sellest. No aga sa tellisid. Sa oled saanud, et sa juba... Ma olen vestimees Aivo. Kus see vestimees on? Okei, nii lõbus. Aga me lähme tegelikult ühte nii-öelda ridaelamu boksi Islaplaanale pildistama, et mulle helistas üks kohalik Hispaania inimene, kellega me oleme siin suhelnud, omanik, et tahad oma toredatele klientidele välja rentida 3 magamistoa, 3 vannitoaga mereäärset kodu. Aga kuna need pildid olid nagu väga-väga koledad, me ei saanud neid üles panna, ta saatis mulle lingi, et me lähme teeme ise paremad pildid natuke. Ja siis on meil vaja ka üks võlg ikkagi tasuda nii-öelda, et me oleme sellest tegelikult rääkinud, et me räägime sellest ja me mõtlesime, et me siis tänases vlogis räägime ära, mis meil juhtus seal eelmises Neptunis, et miks me sealt pidime välja kolima. Ja, ma võiksin maja juhtumist räägime ka, aga võiks muudusest rääkida ka, sellepärast, et sellist draamat kaasmaalastega on siin päris palju. No, meil on juhtunud, miks me ei ole siin väga filminud ka, seepärast, et kogu aeg on midagi juhtunud ja kogu aeg on juhtunud meie Eesti klientidega. Et nüüd on meil üks kole lugu, kus siis üks Eesti pere tegelikult hävitas ära meie Eesti kliendi korteri ja paha lugu on selles mõttes, et peame sellega tegelema, et inimesi on erinevaid, inimeste arvamused on erinevad, hävitatud või lõhutud teise inimese varast, nii et proovime selle asja ilusti ja viisakalt ära lahendada, aga selliseid asju juhtub, vahet pole, on see Hispaania või Eesti või mis iganes koht see on. Aga me lähme teeme töö ära ja siis me lähme äkki alla mere äärde. Me pole nii oma mere ääres käinud. Vaatame, kas inimesed ujuvad ka. Kindlasti ujub käi. Kell 10 hommikul. Ja siis me räägime siis teile ära selle loo, mis seal Neptumis juhtus. Jah, teeme nii. Räägime siis ära selle loo, aga kui me väga pikalt räägime, siis see tuleb pool tundi. Teeme lühidalt. Alustame sellest, et tahad sa alustada? Ei, alust sina, ma täiendan sind. No jah, ega vaata täpselt neid kuupäevi nüüd ei mäleta, aga see võis olla eelmise aasta siuke sügisel. Oktoober. Oli oktoober. Või september. Kui meie maja haldaja siis teavitas meile, et kahjuks teie lepingut rohkem selle Neptuniga ei pikendata. Meie leping lõppes 14 veebruar, nagu peaks lõppema. Et kolige välja peale seda, sest omanik paneb maja müüki. Ja me siis mõtlesime, et ta teatas meile ju peaaegu 5 kuud ette. Et päris okei, et juba kurb oli küll, me olime sinna juba väga hästi sisse ennast sättinud, aga mis teha, nii juhtub, et omanik tahab maja tihtilugu müüki panna. Ja hakkasime siis otsima, aga teavitasime ka haldajat, et aga sa pead arvestama, et seda ei ole lihtne leida, sest meil on ka omad nõuded, kus meie tahame elada, eks ju. Me väga tahtsime Kampasolis elada, meil on aeda vaja, kuna meil on churro ja nii edasi.
ja võib-olla siis, kui natuke seda tausta rääkida, siis ega see meie sellest maja omanikust ei tea mitte midagi, sest meid mitte kunagi temaga kokku ei viidud. Vassiti, haldur vassis ainult kogu aeg selles mõttes. Jah, et ta kogu aeg nagu mõtles mingisuguseid vabandusi välja, miks me ei saa omanikuga millegi pärast suhelda, sest tema nagu ei lahendanud meil mitte midagi. Ikka tekib elektriga probleeme ja siis meil katus tilkus läbi, me muidku informeerisime, pildistasime, saatsime. Vanas konditsioneeris olid mingid putukad sees on ja me kogu aeg nagu otsisime lahendusi. Aivo ise parandas neid asju, tema ainult ütles iga asja peale ei ja muidku esitas ainult arveid meile. Me ilusti need kõik alati ära maksime. Ja lõpuks siis juhtus niimoodi, et me leidsime endale detsembris nüüd selle maja novembri lõpus leidsime selle maja võimaluse, kus me nüüd elame. Ja teavitasime, et me kolime välja 1. detsember, sellepärast, et meil ei ole ühtegi teist võimalust, ühtegi teist pakkumist ei ole. Me oleme siit teavitanud ja palun võtta seda arvesse. Ja siis ta hakkas meid ähvardama. Ütles, teie peate teavitama ette 30 päeva, kui te välja kolite. Ja see on kõik õige, et peabki teavitama 30 päeva ette, kui sa plaanid välja kolida. Aga ta oli meile juba andnud info, et maja läheb müüki. Ja siis on hoopis teised nõuded. Ja me selgitasime talle, et aga omanik saab ju maja panna siis varem müüki. Aga tema ütles, et ei, omanikul jääb raha saamata. Ja asi läks päris kurjaks. Ja me palusime, et me soovitasime omaniku kontakte. Ja selle peale hakkas maja haldur meid ähvardama, et võt nüüd läheb asi kohtusse ja läheb juristidele ja ma ütlesin, kuule, kas nagu ole nüüd normaalne inimene, et räägime rahulikult. Selle vahepeal on see, et ka meie alustasime juristiga arutelu ja me saatsime kõik dokumendid. Ja, et mis on meie õigused nagu. Ja meie jurist ütles ka, et meil on selles mõttes nagu ikkagi õigus, et ei saa olla seda 30 päevast etteteatamist, kui maja nii-öelda tahaks müüki panna. Ma ütlesin ka, et saab ju kiiremini kasumi, et ei, omanikul jääb 2 kuud saamata, nüüd maksate need 2 kuud kinni. Need on kõik okeid nõuded ja ma olen ju ise ka maakler ja ma tean, et tuleb 30 päeva ette teavitada. Kui on tähtajaline leping, tuleb see osa kinni maksta, kui on seal lepingus kirjas. Meil ei olnud isegi neid lepingus. See leping oli ka selline, et see väga nagu ei olnud okei. Meie jaoks ei olnud see kliendi põhine, vaid see oli omanikupoolne ja need samad need punktid, mis ta ütles ka, et omanik arvas, et maksame talle nüüd ülejäänud kuud kinni ja siis lepingus ei olnud mitte ühtegi punkti selle kohta. Ja teine asi, ühesõnaga see oligi see tegelikult see lugu, miks ta nagu pahasti läks. Meie oma rahadega vahetasime lukud ära, me mõtlesime, et omanik maksab need siis kinni, et me ei hakka neid tagasi kookima, sealt need olid väga kallid lukud, ei huvitanud see, mitte midagi ei huvitanud, ühtegi koostööd teha ei tahtnud, null täiesti. Ja siis me hakkasime natukene uurima siit küla pealt nii-öelda, et kõik teavad seda inimest ja lõpuks tuli välja, et ongi üks vana pahalane, kes on siin ka kes on ka siin teistel nii-öelda koti pähe tõmmanud, küll ta on varastanud omanike tagant elektrit ja nii edasi. Ühesõnaga väga-väga paha lugu ja meie saime sealt õnneks tulema, meie maksime kõik asjad, mis me pidime maksma, maksime ära. Elektrid, veed, kõik asjad, mis meie nii-öelda õiglaselt kulud maksta maksime ära ja selgitasimegi talle koos juristi abiga, et me ei pea maksma neid 2 saamata jäädud kuud sellepärast, et meid teavitati, et maja läheb müüki. Et see oli nagu ülim nahaalsus ja ta arvestas sellega, ta ei vastanud meie kirjale enam, ehk siis ta ei vaielnud enam millelegi, kui ma ütlesin, et minul on nüüd juristid mängus. Võt, lugu oli selline ja tuleb olla vist väga mitte usaldav kõikide inimestega, sest alguses tundus imeliselt tore kõik ja kõik nagu oli tore, aga võtke tulevad probleemid, siis ei taha keegi neid kuidagi omaks võtta ega lahendada, et ega seda ei saagi tegelikult ju ennustada. Meie samamoodi usaldame inimesi, kui me rendime neid maju välja, kortereid välja, sa ju usaldad, aga lihtsalt iga kord, kui midagi sellist juhtub, on ka meile õppetund. Kõik peab olema dokumenteeritud, sentimeetri pealt, pildistatud, telefoni teel ei tohi mitte midagi rääkida, kõik paberi peale, lihtsalt elu on selline, aga mis sa teed? Aga me rääkisime selle loo ära. Jah, lihtsalt saite teada, aga meil on lugusid veel, mida võime rääkida. Jaa, meil on väga palju lugusid, aga selleks on meil olemas nüüd see Zoomi link, palun, sest me otsustasime teha uue äri.
kui soovite päris infot. Ja see info tuleb siia, kus see on, vaata. See. Et see ei ole nagu üldse nali, sellepärast, et me natuke oleme siin neid kogemusi nüüd saanud, pigem rohkem kui vähem. Ja saame ka iga päev hommikust õhtuni kirju, et tahan seda infot maksudest, elamisest, hindadest, piirkondadest. Ja nüüd me teeme seda tasuliselt, võimalik meiega suhelda tund aega. Avameelselt. Avameelselt, sest see on ka meie aeg, see on meie tööaeg ja ma usun, et me suudame jagada päris väärtuslikku infot, mida tegelikult isegi internetist ei saa. Sa võid sinna chat-GPT'sse neid küsimusi panna, aga päris elu ikkagi on teine. Ja me oleme valmis aitama ja jagama nii palju infot, kui vähegi tahad. Aga mitte enam, kõik ei saa tasuta teha. Olge mõnusad ja vaadake siis tänast vlogi. Tšau!